tere! On nädal 21 ja oleme ringiga tagasi jõudnud talinisu põllule. Sellel põllul kasvab talinisu palitus ja talinisu taimed on täna jõudnud kasvufaasi 32–33, nii et teine kõrresõlm on kindlasti juba möödunud ja liigume kolmanda kõrresõlme suunas. See on hea aeg pritsida ära siis kasvuregulaator ja haigustõrje. Et sõltuvalt siis sordist tasub valida haigustõrje preparaat, kas on vaja pöörata rohkem rõhku jahukastele, laiksustele. Meie tootevalikus on siis pakkuda järgmised valikud. Input, Delaro Forte ja Priaxor pluss Pole Position 300 EC segu. Et nende seast igaüks kindlasti leiab endale sobiva. Kulunormide osas soovitan siis konsulteerida oma piirkondliku esindajaga. Ja kuna kasvufaas on sobiv ja niiskuse ja temperatuuri tingimused on soodsad, siis kindlasti sellel aastal soovitan ka siia segusse planeerida kasvuregulaatori. Selles kasvufaasis siis kaks valikut. Tempo normiga 0,3 liitrit hektarile või siis Medax Max keskmiselt normiga 0,5. Jällegi tuleb vaadata siis lämmastiku fooni ja sordi omadusi. Et Medax Maxi norm on märksa paindlikum kui Tempol. Ja kolmanda komponentidena võib siia segusse panna siis ka leheväetise, millest praegu sobivaim linasagro valikus on Energy Tonus. Kulunormiga 1–2 liitrit hektarile. Ja tulime korraks siis nisupõllult üle tee siia talirapsi põllule ja nagu näha, on nüüd talirapsi põld alustanud õitsemist, et põld on kenasti kollane. Ja ma arvan, et siin umbes paari päeva jooksul, kui tulevad soojemad päevad, võime öelda, et läheb taliraps siis nagu täis õitsemisse. Ja siis on hea aeg planeerida tegelikult ka järgmist pritseringi, mis jääb siis talirapsi põllul ka viimaseks. Ja siis peab tähelepanu kindlasti pöörama putukatele. Et meil on siis nagu õitsemisfaasis kaks ohtlikku kahjurit talirapsile, kõdrasääsk ja kõdrapeitkäärsakas, kus siis kõdrasääsk loob tegelikult tingimused kõdrapeitkärsaka kahjustuseks. Ja sobiv aeg ongi siis tegelikult teha see pritsimine koos fungitsiidiga nädal aega peale täisõitsemise algust, ehk siis umbes järgmine nädal võiks selle momendi leida. Täna põlluvaatusel me leiame veel põllult hiilamardikaid. Kui hiilamardikad on juba pugenud sinna kollaste õite vahele, siis nad tegelevad rohkem tolmendamisega ja kurja enam ei tee. Samas kui põllul on nagu rohkesti rohelisi nuppe ja rohelistel nuppudel on rohkesti leida hiilamardikaid, siis tuleks kaaluda registreeritud ja lubatud insektitsiidi kasutamist. Aga kui sellist olukorda ei ole, siis sobiks nagu see lahendus, kus me saame selle ringi teha järgmine nädal ühitatuna siis fungitsiidiga. Et jälgige põlde, jälgige ilmateadet ja tehke targad otsused.